Tere kõigile! Natukene rahulikumad ka vahepeal, eriti kes on nüüd kõvasti netis pidanud istuma ja arvutis tööd tegema, et siis natuke kaeladele ja selgadele midagi. Ehk siis kõigepealt lihtsalt nooguta ja too pea tagasi. Võid natuke siukse kaevamisliigutuse ka teha järjest ja hakata tõstma lõuga ka. Ja siis proovi leida selline hea keskpunkt, et sa saaksid veel teha väikseid pöördeid. Justkui libistaksid mööda kas lauda või põrandat, et sa väga ei hakka pead kallutama. Nii, ja ikka ülaringid, minu lemmikud. Ja vaata siit, pöörad sisse ja välja. Lase põlv kõveraks, siis sa saad kogu selga liikuma. Ja järjest suuremaks käed. Hinga välja, sisse. Me võime teha tempos, aga sa võid valida ka enda tempo, ehk siis sa tead, mida sa suudad ja valid nendest harjutustest, mis mina praegu sulle pakun, seda, mis sa saad, kes on juba vanad sportlased, need teavad, kuidas võib-olla kergemaks või raskemaks muuta. Veel 2 tükki. Nii, raputa ära ja teeme vaheldumisi siit. Kes saab teeb tempos. Ei pea üldse kerge olema. Võib olla ka raske. Vaatame, kas juhtub see, et sul on natuke raske ka. Teisipidi, vaata, mis saab. Hästi, saputa ära ja lase põlv veidi kõveramaks. Mõtle selle peale, kuidas sa tõmbad sabajalgade vahele ja selg tiba nõguseks. Kui sul on alaseljal ebamugav nõguseks minna, siis jälgi, et sa lihtsalt läbi valu midagi ei tee. Võib-olla saad tempot ka natuke rohkem. Hinga välja kõht sisse. Ja paneme siit alaselja tööle. Puusad soojemaks, hinga välja, sisse, natukene veel. Või siis rahulikult, eks ole. Ja tupli. Väike hark, mitte väga suur ja natuke puusanõksu. Kes saab, teeb tempo. Ja ma pakun sulle veel siukest lugu, et kui sa saputad seal ennast, siis sa natukene siit nukkidega veel aitad soojendamisele kaasa alaseljale ristluule. Joo, mitte mõnus. 3, 2 ja hea. Tagasi väiksemaks ja vaata siit, tõsta üks puus, mitte põlv, aga proovi tuua puusanukki rohkem siia kaela alla. Erelihased tööle. Kui juba siit läheb soojaks, jõuab see soega kätesse jalgadesse. Kes tahab teeb tempo? Miks mitte? Võib-olla sa oled tõelises trenni puuduses olnud ja nüüd teeks ükskõik mida. 3, 2, teine pool. Proovi ja kaela alla veel. Tempo, ülad vabad. 3, 2 ja. No nii, sa tundsid, et natukene alaselg väsis ära, põlv kõveraks, lase veidi kumeraks ja rullid üles. No nii, üks jalg risti, põlv läheb kõveraks ja tee kallutus. Küljed pikaks, hinga siia sügavale sisse. Teine pool. Välja ja siis veel hingad sisse. Ehk siis proovi sättida hingamist nii, et sul on mugav. Sisse hingates tunned, kuidas siit põnusalt venib ja kohe saad rohkem hingata. Paneme väikse tempo võib-olla. Lähed risti, kallutan tagasi. Kui seda on palju, tee oma asja ja peasid, et sa tunned, et on päris mõnus venitus, ei pea üldse tempole ega koordinatsioonile mõtlema. Veel kord.
kalluta, teeme ühe veel. Hinga kogu aeg sügavalt, siis kohe tunned, et keha läheb paremini käima. Käed siia rinna juurde. Ma palun, et sa paneksid põlved ikka natuke pehmeks. Siis on alaselg sellises mõnusamas asendis, et ei lähe nõgusaks. Ja saad hoida kõhtu tugevana. Käed rinna juurde, nooguta, kumerda, käed jäävad õlgade laiuselt. Ja nüüd tõsta see kaelpikaks, vaata üles. Nooguta, kumerda, vaata kõhu suunas. Ja siit siruta tõsta. Ja muidugi, kui tempo kutsub, miks mitte? Õlad alla. Ja viimane. Raputa, saputa ära. Siis natukene hark suuremaks ja vaatame nüüd, kuidas sul siit saaks kükitamisega. Üks mõte, kui sul on väga keeruline alla minna kükki, siis sa võid võtta tooli, et sa suudaksid hoida kannad maas ja pane tähele, äkki sa saad veel alla poole. Kiirustama ei pea. Säti ennast ise nii, et põlved, varbad on ühes suunas ja kui tõesti jalad hakkavad ära vajuma, siis pigem tee väiksem. Vali endale sobivam harku vaja, veidi suurem, ehk siis veidi laiem või veidi kitsam, aga jälgi seda, puusad, põlved, varbad. Üks kord veel, kannad ilusti maas. Lähme veel sinna alla poole, aga korraks veel üleval. Käed tulevad keha ligi, küünarnukid vastu keha. Siit tõstad üles õlakõrgusele, pööre nii, et küünarnuk siis minu suunas. Ja nüüd käed üles. Väike tingimus on, et kui sa tõstad käed üles, siis hoia õlad all. Jälgi, et selge ei lähe nõgusaks. Juhul, kui see juhtub, siis sa võid natuke käsi ette poole tuua. Lähme veel. Pööra. Jälle, kui tundub, et see liiga kiire sinu jaoks, võtta rahulikult, mõtle, tunne. Eriti kui on väga kangeks kael jäänud, siis sa pead ettevaatlikult vaatama, mõtlema. Pigem mitte valu. Valu ikka näitab, et midagi pole õige. Ja kui sa tõesti tunned, et igat pidi on kaelal valus, üks hea massaažikuur, kui kuskilt saab. Ja, no nii, raputa ära. Ikka hoian põlved pehmed, tõmban kõhu sisse, nii nagu oskad ja saad. Ja siit ma pööran nüüd seekord küünarnuk vastu keha ja käed kenasti siit välja poole. Ja vaata, siruta ja tõmba kokku. Just kui tahaks tõmmata nöörid, lindid. Ma pigem valisin, et ma ei pane mingisuguseid vahendeid, et siis on kindel, et sa saad kodus teha. Ei ole vabandust, et mul ei ole vahendeid. Põrand on, matt on või vaip. Ja. Äkki saad veidi kõrgemale, nii et su õlad jäävad alla, et selge ei lähe nõgusaks. Ja. Tempo sellele, kes tahab. Õlad all. Ja ka või kui sa tahaksid kontrollida, võib-olla sa saad isegi endale peegli kuidagi organiseerida, et sa saad endale tagasisidet anda, mis sa teed. Raputa ära. Hästi. Pööra ennast tiba küljega ja paned siin, mõlemad tallad on maas ja puusalai on hark, siis sa ei kuku, sa ei ole nagu kuskil mingi köietantsija ja kummarda ennast natuke ette ja tule tagasi. Pane tähele, et see põlv on küll natuke kõver, aga mitte palju. Hoia selg hästi sirge. Mida sa võiksid tunda? Venitust, võib-olla ka sääres. Ehk siis, kui me räägime kaelast seljast, siis tegelikult on kogu keha omavahel seotud. Et ei ole nii, et ainult ühte liigutust, ainult õlaringi, jalad ka, kõik on seotud. Viimane kord
ole hea, püsi siin, siruta selg, tõmba kõht sisse ja käed üles ja tasakesi alla. Võta selline väike V-täht, pöidlad üles. Kui sul on õlad liiga pinges, jäta küünarnukk kõveraks, mõtle rohkem sellele, kuidas sa viid õlad alla. Nonii, jäta käed siia ette. Nii kõrgele, kui sa jaksad hoida õlad all. Ja vaata. Nüüd, kui kukkuma hakkad, siis jäta pilk otse maha ja kes tahab rohkem väljakutset, see vaatab kaasa. Ja tasakaal ka veel lisaks. Ja kui enam ei jõua raputad, lähed edasi. Kael ka tagant pikk. 4, 3 ja olemas. Nii, täitsa jalg väsib selle peale ära. Teine pool, teine jalg. Väike kõverus, nii et su kand jääb ilusti maha. Puusad, puusalaiune hark ja proovime ennem natukene kummardada, leida selle asendi. Ma läheks nagu sinna varba juurest üle ääre piiluma. Hoian selja sirge ja jäämegi kohe siia. Jalg tugev, puusad otse, tõstan taas käed veidi õlgadest laiemalt. Tõmba, siruta. Kui sul on hantlid, ega alati võid võtta hantlid kätte või veepudelid, nagu ikka. Midagi haarad kodust kätte ja saad isegi tiba tõhusamalt. Aga kui ikkagi tunned, et pikalt pole trenni teinud, siis pigem võta natuke rahulikumalt, alusta kergemalt ja jõuab alati raskemaks minna. Ja stopp, tõsta käed üles ja vaata veel üks. Käte ring ja pikali ei kuku. Nii, mäletad, kui hakkad kukkuma, vaatad otse enda ette, säilita sirge selg, viimane kord ja olemas. Jalg täitsa väsib ära. No nii, saputa õlad ka ära. Ja võta selline jälle see suke keskmine hark, mitte väga suur, et kui me tegime neid kükke, siis sa juba said teada ja vaata, kui alla sa saad minna. Võid hoida toolist kinni. Sa võid saada alla, aga kui ei õnnestu, siis jää siia. Natuke liikuvust. Ehk siis vali endale sobiv raskusaste. Nii, kui sa saad, pane käed maha. Mulle väga-väga meeldib niimoodi istuda sügaval kükis ja liikuda. Reite sisepind saab venitust, selg on vaba. Mõnus. Võib-olla ennem teedki ühe sihukese väikse võimlemise ja siis teed sinna mõne raskema trenni peale. 2 head korraga. Nonii, oled kas siin üleval pool või oled päris all ja vaata, mis saab. Seda on päris raske. Jälle tool, sein, laud, abikaasa, lapsed, kõik võivad abistada. Nüüd see on juba füüsiliselt päris raske. See on ka nii, siis peab tuhar jääma tiba üles. Viimased. Nonii. Jalad veidi sirgemaks. Põlv siiski tiba kõver. Pööran küljega, et sa näeksid ilusti. Ja korraks ta see pea vabaks. Nüüd lase põlv piisavalt kõveraks, et sa saaksid kõhu panna vastu jalgu. Ja natukene kiiguta ennast. Kui kardad kukkuda, sõrmed maha. Kui sa ei ulata, sa võid sääre peale toetuda. Ja hinga sügavalt, lase kaal ka pikaks. Hästi. Ja tule istuma. Nonii.
jalad, selline suurem hark, veel liikuvust puusale, vajuta jalg ja tagasi. Võta käed mõnusalt taha, nii et sa saaksid veel suruda rinda ette, et saab hea venituse siia ka. 4, 3, 2, super. Ja mis saaks olla parem, kui meelde tuletada, kuidas istuda sirge seljaga. Sul ei pea olema selline krampis olek. Otsi oma istmekunukid üles, põlv pigem kõver, kui sa oled muidugi hästi paendud, kõik toimib, siis võib just põlved sirged olla. Ja siit vaata, kuidas sa tõstad ennast pealaest üles ja lase tagasi vabaks. Kõht sisse, üles ja kuklast ka. Ehk siis pea ei ole kuklas, ise küürus ei ole. Võib-olla sa pead isegi rohkem kõverdama põlvi. Tõusa üles istmikunukkidele ja mõtle, et sa tõmbad alt kõhu sisse üles. Nõgusaks ei lähe. Otse, puusanukid roidad on süt kenasti ühel joonel. Kui käsi on vaja toetuseks, toeta, sellest pole midagi. Nii. Ja. Siit. Täisnurk. Muidugi kõik harjutused ei sobi kõigile. Sa võid jääda siia ja siia. Aga need, kes saavad, vaata, tuled siit ette ja taha. Kui jõuad hoia, tingimus ikka hoia selg sirge. Istmekunukid maha, sa võid jala jätta õhku või paned maha, kuidas vaja. Võta hoogu maha, kõigi jaoks ei ole kõige lihtsam. Ja stopp. Nonii, teine pool. Ehk siis variantid olid, tõstan. Või siis vahetad. Ja. Istmekunukid. Kerelihased teevad väga kõvasti tööd. Tõesti mõnus. Tuhar. Nii, teeme 2 tükki veel. Tagasi istuma. Viimane kord. Ja tubli. Nüüd vasta ära ja kui tahad puhata selga, siis põlkõver lase ennast kumeraks. Nii sportlased, pööra ennast ümber, siis pane tähele, et põlved puusad, peopesad õlad ja teeme vabalt seda kassiküüru ja lähed nõgusaks ka. Mõtle selle peale, kust kõige rohkem liigub selg ja kust oleks vaja liikuvust juurde ja siis hakkad mõtlema, kuidas tõmbad sabast, alustades ennast küüru. Kui tundub, et siin on vähe kumarust, mine taha poole, tekita siia kumarus ja siis sabast tagasi nõgusamaks. Ja proovi ka siit ülaseljast minna nii-öelda nõgusaks. Üks kord veel. Olemas ja siis jätta selg sirgeks, ehk siis ei pea olema selg pulk sirge, vaata, et su kukal, turi, apaluud ja ristloo oleks kenasti ühel joonel. Pane varbad maha või rulli alla, liigu, saba jääb üles, liigu tiba taha. Aga nii, et sa ei istu veel päris kandade peale. Venitus siia. Tunneb, et istmiku närv seal annab tunda siis veidi ruumi ja jää ole hea. Nüüd las jäädagi see põlved veidi rohkem lahku ja varbad jäävad siia. Käed, tegelikult paneme peopesad maha, võib-olla on, kui sul ei ole midagi pea alla toetada, siis tõenäoliselt on peopesa maas parem.
tõsta, pane tagasi. Käed on õlgade laiused või laiemalt ja kui minu ära vaatad, siis nina vaatab otse alla. Tempo ei ole vajalik, eks, aga võib. Kui on õlavööde liiga pinges, kõver küünarnukk sobib. 4, 3, 2, 1, 1 ja nüüd paned vaaripäed maha ja istu korrale. Natukene kiiguta ennast, otsi sellist mõnusat venitust. Käe peale tagasi, kellel on ebamugav, tule russikale, ehk siis ranne annab tunda, aga võid teha sellise mõnusa karukäpa, et su peopesa on aktiivne, sõrmed on aktiivsed, siis on rand meil kohe kergem. Variant 1 on see, kus sa tõstad jala üles, tood kõrvalt tagasi ja vahetad. Hoiame õlad ühel joonel kenasti, ei kõverda küünarnuki ja neile, kes tahaks tiba rohkem, aga palun, tõstad ja tagasi. Põlved on kergelt õhku tõstetud, ole hea, hoia tuhar all. Ja see ei ole lihtne, aga see on hea. Veel, väsid ära, võt põlved maha. Nii, 2 tükki veel. Ma siin vahepeal muutsin juba suunda, et see suund ei ole tähtis. Hästi. Nonii. Kaelga vabaks. Ja tubli. Lähme kõhuli. Jalad, ole hea, jätta paralleelseks või rohkem vähem kokku. Jälgi seda, et jalad on tugevad. Käed täis nurgas. Ja kui sul on väike padjak ja sa võid selle pea alla panna, siis ei jää see nina ette. Või kui sa tead, et sa suudad hoida, kael tagant vaba. Ja ainuke, mis sa nüüd siin teed praegu, on see, tõmba kõhtu selja suunas. Ja siia, kus mul puusanukid on, ma tõmban sinna puusanukkide juures, tõmban kõhtu eemale, hoian jalad tugevad. Nii kui ma kõhu panen tööle, vaata, kohe tuhar läheb ka tugevamaks. Ja nüüd jätaks see kõht sinna sisse ja vaata. Tõstan üles, peopesa, küünarvarre, aga küünarnukk jääb maha. Ja paneme koos sama asja tööle. See ei ole üldse selline lihtne liikumine. Pea võib all olla. Vajuta küünarnukki. Ja nüüd märka ka seda, kui su küünar või see randest hakkab murduma. Et ära lase. Suru õlad alla, abaluud selja sisse. Ja hästi. Vahepeal tuhar ja kõht ka vabaks. Ja nüüd ei ole muud kui ikka jälle. Hops, kõht sisse, tuhar tugevaks. Ja nüüd ma tahan vastupidi, et sa vajutaksid küünarnuki peopesa maha ja tekitaksid väikese kumeruse seljale, ülaseljale. Väike kumerus, paned siit riinalihase tööle. Lükka kõht olgu ka sees, see ununeb küll vahepeal ära, kui pingutad. Suuru vajutud, tõmba kõht sisse. Üks kord veel. Nonii, jälle tõsta. Päris väsitav. Kui ikka pingutad, siis saab ka. Käed jäävad alla. Pea pigem las jääb nüüd natuke tõstetud, nina vaatab otse maha. Kätetöö siis selline, vaatad pöidlale kaasa, pöörad pöidla üles, nii, et su õlg pöörab taha ja nüüd panen vastas jala kaasa. Siruta pigem jalga pikaks, kui tõstad kõrgele. Võta jälle hoog maha, kui oli vaja. Küünita jalga, kergelt tõstad, et sa suudaks veel hoida kõhtu sees. Muidu hakkab ala selg streikima, valutama.
Viimane kord. Ja ole hea, too käed alla, lõdvaste. Lõdvaste saputa ära. Okei. Teeme väikse venituse jälle. Kassiküür. Kui tunned, et tahad rohkem alaselga, istu natuke taha poole ja ka õlad jäägu alla, siis ei tekita siia turja jälle pinget. Uuesti käe peale, põlve peale. Kõht sisse. Kael vaba. Ja nüüd leia endale siuke stabiilne hark, et sa ei ole väga jalad koos ja sa suudaksid nüüd tõsta ühe käe, ilma et sa ümber kukuksid. Käsi üles, pane käsi kuklale, siruta, peopesa läheb üles ja puuduta alaselga. Need, kes saavad, võivad proovida ka kõrgemale minna. Nina jääb maha, jälle kui ära vaatad, siis tee oma kael pikaks tagasi, nii et su pea ei vaju alla. 2 tükki veel. See on tõeliselt tõhus, mõnus liikuvus seljale, õlale. Vaatame poole. Kui käsi puudutab kukalt, siis pea ei vaju alla poole. Keha võimalikult otse. Hinga sügavalt kaasa. Kui läheb raskeks, siis tundub, et hakkad hoidma seda hinge kinni ka, nii et märkad, et läheb liiga raskeks, võib-olla hoopis hoiad hinge kogemata kinni ja siis läheb veel raskemaks. No nii, raputa ära ja selili ka, sest kõhtu peab ka tegema, kuigi me juba tegime oma jagu kõhtu ka. Tule selili. Sul võib olla väike padjake. Ja kui ei ole ka mitte midagi sellest. Peopesad üles. Natuke mõtle seljale. Kes pilates teevad, siis te teate, see harjutus on põhilõuna. Jälgid, et sul ei ole siit roided üleval, roided alla. Ja siis leia selline kerge vajutus vastu matti. Tõsta jalad üles. Nüüd pane käed siia vastu ja tekita selline vastaspoolne surumine. Ühtegi pidi jalad ega käed ei liigu, aga tekkinud selline tugev surve ja pingutus kõhus. Jätage meelde, jalad jäävad siia. Siruta ja mine ainult nii alla, et sa suudad hoida selga, alaselga liikumatult, loomulikult üleselga ka. Kui sul pea hakkab kuklasse vajuma, siis sa oled liiga kaugele läinud. Hingad sisse, proovi, mis saab ja välja. Kui tundub, et on parem välja hingates sirutada, katseta, igal ühel oma, siis teed seda, jah? Kogu aeg peab meelde tuletama, et sa ei laseks kõhtu vabaks. Õlad on all. Üks kord veel. Mida rohkem mõtled, seda korrektsemalt teed ja oled kohal ja saad ka rohkem. Ole hea natuke lõdvasta. Siia vahelduseks. Õlasild. Ja vaata, mis ma teen. Ma tõstan käe üles ja küünitan. Tulen tagasi. Käsi üles, pööran, küünitan. Kui seda on liiga palju, sul on ebamugav, siis lihtsalt tee sellist hoidmist õlasillas. Langetada ja tõsta võib samamoodi. 2 tükki veel. Kannad tugevad maas. Ja küünitan. No nii. Lõdvast. Pane käed kaelale ja just kaelale, mitte juustele. Venita kael õlgade vahelt esmalt välja, küünarnukid tiba üles, mitte päris lahku.
Just nagu massöör võtab sul sealt peast või kaelast kinni ja venitab kaela pikemaks. Ja nüüd tõuse üles, mõeldes sellele, et sa tõstad üle rinna. Kõrgemale pole vaja. Päris lakk ära vaata. Vaatan natukene sealt kaugemale enda ette või vaatad kõhu peale. Lõua alla jääb kena vahe, sest muidu tõmbad kaela samasse asendisse, nagu sa istud arvutis väsinud olles, lõug ees ja õlad ees. Vaata, kui väike liigutus. Kui suudad ju veel mõelda, siis mõtle siit puusanukkide juurest kõhtu sisse üles. Kui tahad, jõuad, võid teha veel väikse tempo. Pane tähele, et see ei ole peatõmme, vaid siit. Rinnalt. 4, 3, 2 ja olemas. Kael võis nüüd küll ära väsida, et alati võib pea enne maha panna. Tee mõned sellised mõnusad ringid ninaga. Mõnus. Üks sealt teisele peale. Igaüks teab oma puusi, põlvi, võib-olla sa pead rohkem risti viima, aga siin saab sellise hea venituse peal tuharale. Tõsta üles ja nüüd keera peopesed üles. Mida ma tahan, et sa ei hakkaks kätega suruma, vaid tõmba saba jalgade vahele, suru põlve eemale. Piisab ülivähesest. Ei ole vaja visata, kui tuhar hakkab sukuse lärtsuga sealt alla kukkuma, siis sa oled hoogu võtnud. Mõne jaoks on see võib-olla selline väike pööre. Keegi ei näegi, mis seal ikka. Tähtis on see pingutus, mitte kui kõrgele ja kaugele. 4 veel. Väiksest piisab, hoia pingutust tiba kauem. 3. Ja natuke ikkagi, kui puusa tõstad, siis tunned, õlad lähevad pingesse. Proovi siis jälle meelde tuletada, et sa lõdvestad. Hästi. Ja nüüd võidki natukene siin puusa õhtu lõdvestada, venitada. Aga meil on teine pool ka. Päris hea. Muidu saaks nii vähe. Head on ikkagi võimalus rohkem teha. Ja samamoodi tõstad. Proovid rullida. Ja tagasi. Jalga vastu kõhtu ei pane, eks? Mäletad, enne mõtlesin, pane tähelepanu juurde. Läheb raskemaks, aga on tõhusam. 4 veel. 4. 3. 2 tükki veel. Nonii. Kui raske ei olnud, siis olid laisk või tegid valesti. Nonii. Tõsta jalad üles, jätta põlved kas või natukenegi lahku, rulli ennast üles ja nüüd tõstad saba üles, lased alla, veidi ülakeha. Saba, alla, tiba ülakeha. Mõtled, sul on üks selline suur pall seal kõhu vastas ja sa ei taha seda kuidagi lapikuks muljuda. Nüüd mõlemad otsad üles. Tõmba kõhtu pallist eemale ja kiigu. Ja naba selja tagant, naba koht maas. Kiigu. Jalad vastu kätt, käed vastu jalga, õlad nii vabaks kui saab ja masseerime natuke alaselga. Ja rohkem ei olegi vaja. Mõned venitused ka. Ettevaatlikult üles, kes sulle külje, kes võtab jalast. Ja ista. Nii, tõmba kumeraks ennast, lase ülad alla. Ja sirata. Hinga sisse sirata
ja kalluta, nii et sul jääb istmikunukid jäävad maha, aga käsi võib olla vaba ja siit õlg ka vaba. Kui saad, vaata natuke üles ja siis kumerdad ja vaatad taha puusa suunas. Ja hinga välja. Teine pool. Ja lase õlg vabaks, istmikunukid jäävad maha, siia ei toetu, käsi vabaks. Ja nüüd vaatad üles. Ja kumerda vaata puusanukki suunas või isegi kergelt selja taha. Vähe vahelt. Viimane kord. No nii. Joogast midagi, kui on vaja, võtta suurem haart ligemale või kaugemale jalad ja vaata, kui alla sa saad minna. Äkki sa jääd hoopis siia. Kui taha kukud, siis pigem niimoodi jäägi siia. Aga me paneme väikse liikumise, kes saab. Kui ei saa, lihtsalt püsi siin ettepaenutuses mugavalt. Siruta üles, haara kinni, siruta. Ja kui kael lubab, vaata selja taha. Ära unusta hingata. Teeme teise poole ka. Haara kinni. Ja kui sa tunned, et nagu jääb midagi puudu, tahaks veel ühte nõksu, siis hinga veel kord sisse sügavalt. Ja voilà, pööre läkski sügavamaks. Tule tagasi, raputa. Tagasi istuma, kui sa ei saa rätsepistes istuda. Igat pidi saab või kas või seisad. No nii, käed kaelale. Natukene veel, viimased ponnistused. Tõuse üles istmiku nukkidele, et sa ei jääks küüru. Ja nüüd lihtsalt tekita selline vastaspoolne surumine. Pea surub vastu käsi, käed suruvad vastu pead. Ja mis sa tundma peaks, oleks siin sellist väikest pinget. Õlad alla, küünarnukid on otse, ei ole üles, ei ole alla, kael on pikk. No nii, ja raputa ära. Kael ka vabaks, hinga sisse. Kui pikaks sa saad? Haara laest. Veel kord. Üles. Ja raputa. Natukene seljale, kaelale sellist voolamist. Viimast korda hinga sügavalt sisse. Välja. Ja saputa ära. Minu poolt kõik. Me võimleme jälle ja kui midagi on, anna teada, anna märku, impuls ootab sind. Suur tänu!